Tere tulemast kuulama podcasti Sandid Hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2025. aasta aprillikülaline on Janar Peterson. Tere head kuulajad! Aprill on meid stuudiosse toonud ja ilma naljata on hea meel öelda tere Jüri ning tere meie tänane külaline Janar Peterson. Tänud kutsumast, Maicel, Jüri. Tead, suured tänud, et oleme jälle kohal. Oleme jälle kohale jõudnud jah, et üritame tabada siin üksteise olekut ja no Janar, sinu siin olek tähendab seda, et saade ei pruugigi meil täna ilma naljata minna, sest sinu vähemalt üks ametitest on püstijalakoomik. Ära hakka nüüd panema siin survet peale. No vaatame, kuhu see asi välja viib. Püstijalakoomik. Mul on päris pikalt mõelnud, et millal nagu saad kutsuda ennast mingiks ameti esindajaks nagu kaua sa pead teinud olema seda. Nii, ja kuidas tundub? Aga vist koomiku osas peaks olema see lähenemine, et mida varem sa ennast nagu päriselt koomikuks kutsud, seda parem on. Tõenäoliselt seda kiiremini sa saad sellest koomikuks. Aga saame sult küsida meie traditsioonilise esimese küsimuse asemel, et kuidas sul reede õhtul esinemine läks? Kehv oli. Selles mõttes, eks enda ootused on alati ülisuured, et see iga kord, kui sa ei kuule kedagi selle publikus ütlemas, et ma ei jõua enam, et ära räägi nii palju nalju, onju. Et siis mingis mõttes natukene on, ei ole võib-olla nii rahul, aga mõned naerud sain, uus materjal oli, ma arvan, et kui nüüd reaalselt mõelda, siis õnnestunud esinemine. Mikad sul setid on? Ma arvan, et kui ma ise korraldan üritus, siis ma saan teha nii kaua, kui ma tahan. Või nii kaua tegelikult, kui ma jõuan, sest et kui sa räägid sul kõva häälega, siis ütleme, et kopsumaht ei ole nii piisav, et nagu teha nii kaua, kui ma tahan. Ja eriti, kui sul on veel mingi paanikahoog mingisugusest suurest publikust või ma ei tea, mis asjad, mingist pingest, mis sa oled endale peale pannud, et siis nagu pilt on üsna odune vahest. Kopsu kogu osas tead, mida täpselt on ju. Sa tunned on ju. Ja siis ma ei tea, mida ma proovin teha ongi see, et sa võtad lihtsalt nagu lause korraga omas tempos, on ju. Ja mõtled, et proovime siis kuidagi sinna lõppu jõuda. Meil on samamoodi, et enne saadet proovime alati lõppu jõuda, et ärme keskele jää. No jah, selles mõttes teed nii kaua, kui jõuad ja enamasti jõuad lõppu ka, või pole siiamaani jõudnud, et peaks ütlema päriselt, et kuule, ma ei jõua enam, ma olen minema. Kui palju sul nagu nii-öelda paberil olemas on? Nii-öelda kokku kirjutatud on? See on, selles mõttes algaja koomikuna ma ütleks, et mul tunde veidi nüüd kogemusi saanud koomikuna, ma ütlen, et mul on mingisugune 20 minutit häid nalju. Ja kas tundub, et see on piisav? Mille jaoks piisav? Ma ei tea, rahva jaoks. Kui ma saan enamasti 10 või 5 minutit teha, siis mul on selles mõttes piisav, et ma ei jõua ju 20 minutit tehagi tegelikult nalju. Aga kui ma pean samas kohas samadele inimestele tegema nagu mingi 5 korda, ütleme, kuu aja jooksul, siis tegelikult nad on juba kuulnud ja neid nalju. Siis et alati võiks rohkem nalju olla. No jah, et see oleks kindlasti abiks. Aga kuidas sa sellise ameti peale nagu üldse tulid? Et me saame aru, et sul on tegelikult üks amet veel, et sa oled IT-valdkonnas tugev, aga kust tuli see? Jah, ma tegelesin 5 aastat tarkvara arendamisega. Siis mõtlesin, et tegelikult ma panustasin sinna päris palju oma energiat, aga ma ei saa kunagi sellest nii piisavalt teaks, sest mul lihtsalt see ei meeti nii palju seda teha, kui ma tahaks. Ja siis, kuna ma olin päris palju käinud vaatamas stand-upi ja mul meeldib tore naerda, toredad naljad on toredad, on ju.
et mul tegelikult ei ole ju mingit põhjust, miks ma ise ei võiks seda proovida. jah, väga õige. Plus noh, see, et sa ratast valistad nagu stand-up on ise päris hea nali juba. On küll. Et see püstijala koomiku nimetus on juba pooli iroonia. See on siuke jah, päris naljakas. Jah, et siis, no ma tegelikult ikkagi samal ajal, kui ma tegin tööd tarkvararendajana, siis ma mõtlesin, et tahaks teha, aga eks alati mõtled seda, et kuule, ma ei ole veel valmis, vaata. Et alati mõtled, et ma pean veel natuke ette valmistama ennast, enne kui ma lähen. Aga tegelikult just reaalne areng tekib siis, kui sa nagu sinna lähed. Ikka jah, eks sa saad ikka nalju on valmis kirjutada ja mõtteid. Aga nagu see kogemus, kui sa laval oled, sa ei saa seda nagu kuskilt maalt, kui sa laval oled. Ma olen sama kogenud, vaata, kuna meid ei leerdatud saaliokit, et enne arengut ei juhtu, kui sa nagu istusel ära. Et sa võid lõputult seda trenni teha, aga kui sa käid seal saalioki võistlus, kas tegelikult tunned seda adrenaliini ka ikkagi? Ja ikka. Et no kuna ma olen väravaht, siis oled see viimane nagu lüli nii-öelda. Ja kui sina failid, siis on petsust. Ja no ma kujutan ette, et võistlustes käies ikkagi nagu sa võtad seda asja tõsisemalt ka, kui trennis käies. Ikka. Nojah, ega sa võtad ju ka lavale minnes. Et sa saad Afrika pakku, et sa palun korraliku. Nagu stand-upi tehes kõige olema siin see, et nagu keegi, noh, okei, kui sa lähed, olete võtad sa laulja ja sa lähed laulad. Tead oma asja, inimestele ei meeldi, keegi ei hakka sul nagu, no keegi ei anna sulle nagu nii märku sellest, et sa võib-olla ei ole tema maitse. Aga nagu koomikuna nagu sulle lavale ja keegi ei naera. Siis on nagu aia. Ja no tegelikult tihti nagu just puudelistena nagu igatseme seda nagu ausalt võtta tagaside. Jah, mis ongi et inimene ei ole lihtsalt mis ongi nagu huumori ja naljade osas nagu kõige vist, ma ei tea, parem on see, et nagu naer on kõige ausam tagaside, mis sa saad nagu no enamasti sa ei saa vaata teeselda naermist nagu niimoodi. Nojah, kui sa... Või inimesed ei teeselda naermist. Jah, vähemalt. Sa tunned, et sekundiga ära, kui sa teeselda naer. Noh, võib-olla mõni oskab nii naerda, aga enamus inimesi mitte. Enamus inimesi, kui sa teed mingi sita nalja, siis nad ei hakka sulle teeslema naermist. Nad lihtsalt on vait ja siis tunned, et okei. See on hästi huvitav, kui aus nagu nali on, vaata. Jah. Et ma käisin seda Võrklaeva rösti vaatamas. Sa võid kurat miljonär olla, aga kui sul sitt nalist on sitt nali. Siis sind ülistatakse ka veel. See, ma ise ei ole seda näinud, ma olen natuke kuulnud. Et see pidi jah, see oli ikka olnud suht cringe, nagu nad ütlevad. Oli küll. Aga kui me räägime sinu teekonnast, siis kes on sinu sellised eeskujud selles valdkonnas? Tegelikult välismaal on päris palju selliseid erinevate puuetega ka stand-up koomikuid, aga... Noh, kui sa vaatad, ma ei tea, kui palju te nagu olete stand-upiga kursis. Et on nagu see saade, kus Harimati näiteks on Kill Tony ja kus on käinud puudega inimesed põhimõtteliselt koomikud. Okay. Kusjuures need puudega koomikud on suht killerid ikka väga hästi on, seal on päris häid koomikuid ikka. Eks on lihtsalt ka puudega inimesi, kes tahavad tähelepanu. Aga huvitav ongi, et vaata häid naljaskond just teha, nagu on mingi kõnega mingi teema vaata natuke. Jah. Et nad suudavad ikkagi nagu selle välja kanda ja ikkagi kuuldavalt teha. Ja, aga ma proovin Maikeli küsimusele korraga. Ausalt öeldes raske vastata. No siis ma arvan, et Eestis selles mõttes, kuna Eesti natukene eriline koht stand-upi mõttes, sest et meie lagi on nii madal, et kui sa oled stand-upi tegema esimest korda, siis sa teed põhimõtteliselt Eesti tippkoomikutega koos kohe. No jah, meil kultuuris seda otseselt ei ole olnud väga kaua. Jah, seda võib-olla, aga lihtsalt nagu, et
kui sa oled Eestis teinud 10 aastat koomik oled 10 aastat olnud, siis sa teed samasid lavasid, mis mina teen algajana. Et sul ei ole nagu kuskile mujale minna, sellepärast meil ei ole rahvast, kellele teha. Tõsi, jah. See on see, miks meil suured kontserdid ju ei tule, et meil on üks kontsert, et sa ei saa mitmepäevast kontsertuuri väga teha. Et rahvas kipub korduma. Noh, jah, selles suhtes küll. Muidugi ikkagi nagu kontserdite ja stand-upi vahel see, sa võid mulle head laulu lasta nagu 100 korda ja ma ikka tahan kuulata, aga ma ei räägi sulle head nalja 100 korda, siis sa oled nagu teist korda, et okei. Kui sul on väga hea nalli, siis sa võid kuulata mingi 3 korda ja näeda, aga nagu kui ma ütlen sulle 4 kordsat nagu, mis sul uut on? Tõsi, et selles mõttes on see amet ikkagi nagu väga raske. Jah. Aga jah, nagu ma ise lihtsalt olen mõelnud, et kas ma ei ole kindel, kas see nii on, aga nagu puudega olemuse juures ja nagu, et avalikku esinemisse seda üle kandad, et huvitav, kas nagu sellel ka ikka on nagu mingi oma hea külg, et puudega inimesed saavad seda ekstra tähelepanu nii palju, et kas see ikkagi nagu kuidagi valmistab veits ette omad kogemusest. Ma ei ole kindel, sest see on ikka väga raske sinna lavale minna, aga äkki mingi asi ikkagi selles on. Jah, noh, kogemused tänaval toredate inimestega ja kogemused laval on erinevad, aga nagu enda kogemusest ikkagi alguses, kui sinust saab puudega inimene, ütleme niimoodi, siis on üsna ebamugav see tähelepanu ikkagi. Jah. Et jah. Et sa pead selle kuidagi enda jaoks nagu, kas sa kaks võimalust, et kas sa lõpuks ei pane seda tähele või sa kuidagi mõtestad selle enda jaoks nagu kuidagi paremas see formaat. No nüüd ikkagi tegelikult väga ei pane enam tähele, kui keegi vaatab, on ju. Kui mõni laps lihtsalt juhtub vaata mingit tooli, siis vaatad seda rohkem nagu huumori võttes, et ja kuni kipub nagu täiesti ära unustama ennast kuhugi. Ja siis vanemad ütlevad, ära vaata. See oli see, kuidas ma sain aru, et ma olen täiskasvanud, vanasti öeldi, et ära vaata poissi, siis hakati öelda, ära vaata onu. Siis ma sain aru, et jah. Päris hea. Okei. See oli see vahe, kus ma sain aru, et kurat, nüüd ma olen vana. Aga jah, lapsed on ausad ja selles suhtes nendega. Jah, lapsed on selles mõttes lapsed on nagu väga ausad. Et nii on. Aga kui me räägime siin erinevatest teemadest, millele sa nalja teed, kas on midagi, mis väga meeldib ja on midagi, mida sa mõtled, et tahaks proovida ja midagi, mida sa arvad, et kindlasti tahad vältida? Nalja mõttes või stand-upi mõttes või üldse huumori mõttes on see, et kõige paremini töötavad ikkagi naljad, mida sa ise endale. Inimestele meeldib näha, et sa ei võta seda liiga tõsiselt ja ei ole nagu selliseid teemasid, mille üle sa nalja saa teha. Ma enamasti teengi ise endale neid nalju ja tundub, et inimestel ikkagi meeldib. No siis on hea. Oled näiteks proovinud poliitika või tänapäeva Eesti elule ka nalja teha juba või? Olen proovinud, ei tööta. Kui nagu sellest mina ilmselt ei oska teha, sest nad võib-olla inimesed vaatab, ma ei tea, mida nad mõtlevad, aga ma pakun, et ütlevad, et jah, et see Kaja on küll selge, aga räägi nüüd sellest ratastoolist ikka. Räägi nüüd sellest puudest ikka natukene. Ja see poliitika naljad, ma ise mõtlen, et see on nii nagu aktuaalne teema kogu aeg, et selleks, et sa nagu natukene erilisem koomikuna oled, siis pead ikkagi nüüd iseenda materjali tegema, et sa vähegi silma paistaks. Tõsi, et siis jah, ole sina ise. Aga kui me räägime sellest puudest ja ratastoolist, siis ehk räägid natuke oma puudelisuse olemusest oma sõnadega. Selja või ütleme kaelatrauma, seljaga kahjustus, C4, C5, mis tähendab, et suht avitu, võite nagu Jüri,
aga noh, ütleme niimoodi, et sealt tase ülespoole, kuigi noh, ma pakun, et enamad inimene nagu tegelikult aru ei saa, kui suur vahe see on, vaata. Jah, tavainimene ei saa. Põhimõtteliselt nagu minu ja Jüri vahe on umbes nagu minu ja sinu vahe. Jah, põhimõtteliselt küll, et tegelikult öö ja päev. Jah, aga noh, selles mõttes ikkagi suht, no enamustes asjades vajan ikkagi abi, kõrvalabi. Ja käisin ujumas, on ju, välja teenitud ise puue, nii et jah, selles suhtes. jah. Ja ma saan aru, et kui vana sa praegu oled? 28. 28, siis... Täpselt pool elu. Veel ei ole, aga ütleme niimoodi, et seal on niisugune matemaatika käib põhimõtteliselt, jah. Aga kas kui ma tohin niimoodi küsida, et kui sa tead, et see on see päev, kui sul see asi kunagi juhtus, tunned sa sel päeval midagi või on juba nagu meelest läinud, et täiesti tavaline päev? Pigem ütleks jah, et ei tunne, kui mõtlen, et kas ma nagu peaks midagi tundma, kas ei peaks midagi erilist olema, aga nagu reaalselt on tavaline päev ju. Nojah, et ei saa just öelda vist, et see teistest päevadest erineb. Et see teise sünnipäeva teema... Ei ole sinu jah, ma ei oska öelda nagu, et see kuidagi eriline oleks minu jaoks. Okei, aga noh, siiski saame sult küsida, et ligipääsetavus ja koomika toimumise asukohad. Et kuidas sellega lood on? No väga kehvasti. Suht vähem neid kohti, mis on ligipääsetavad. Noh, lavale alguses ma ei saanud üldse. Eks see on ka siuke asi, vaata, mida sa mõtled endale ette. Kus on mingi koht, kus sa lavale rahulikult, jah. No nüüd ma ikkagi pean oma kaltet kaasa. Põhimõtteliselt ma ei teegi kuskil, kus ma ei saa lavale. Sellest ei tööta nii hästi. Aga alguses ei olnud ühtegi kohta. Alguses ma sain lava kõrvale. Noh, eks see on ka see asi, vaata, mida sa hakkad endale ette mõtlema, et kas ma ikka saan minna nagu, et ma ei saa teha, see ei ole ligipääsetav. Aga ma suht alguses otsustasin kohe ära, et mis, lähen kohale ja vaatan, mis saab. Et no see on õige, aga me kõik läheneme asjada nii. No, tegelikult ju, kas me läheneme ikkagi kõik niimoodi, et väga lihtne nendele mõelda juba ette ära, et tead. No, see on nii palju erinevaid asju, mis sa pead tegema. Ei, ma olen väga palju nagu puudu nii-öelda just nagu leasäikeid ka näinud, kes nagu väga lihtsalt nendest võimalustest loobuvad, sest ta arvab, et ma ei tea, töökohal ma ei suuda nii palju kõndida, ma ei suuda seda ja toda. Aga see on, noh, sealile inimestele mitte midagi heita, sest see ongi keeruline nagu minna tööle, kõik need asjad eriti nagu, kui see, mida suurem on see abivajadus, nagu sul võib-olla Maicel nagu ei tundu see nii keeruline, aga nagu tegelikult on ikkagi kuskil kontoris tööl käia, kui sa ise võib-olla isegi selle manuaaltooliga ennast lükata, on ju. See on ikkagi... No alguses on ikkagi nagu väga hirmutav ja ebamugav, aga nagu stand-upi mõttes, jah, ma ei tea, õnneks vist on see, et stand-upi enda tegemine on nii palju raskem, et see ligipääsetavuse teema ei tundu nagu nii kohutavalt suur ja ebamugav. Aga... mis on sul suke seiklusliku lavale? Jah. No, tavaliselt need lavad kipuvad ülikõrged olema, on ju. See tähendab, et sul on vaja ülipikkasid kalteesid, kus see nurk on ikkagi nagu mingisugune 20 kraadi. Et põhimõtteliselt siis üks lükkab eest, üks tõmbab eest, teine lükkab tagant, on ju, kuskile lavale siis mul on mingisugune ortoos ehitatud, ma saaks selle mikri kätte panna. Et see on niisugune korralik nagu absurdne huumor, kuidas nagu mind seda lavale saadaks, et põhimõtteliselt sa leiadki kuskil mingisuguse saidi ja siis sa vead ta lavale, vaata, see nagu niimoodi välja. Minu vist kõik ekstreemsemaid esimese ajal, mis on nüüd?
ka ühes kohas, kus oli nagu vaja nagu saali saada ja siis oligi samamoodi niimoodi, et 2 tükki tõmbasid koormurite külje pealt ja tagant lükati ja no siis põhimõtteliselt ongi niimoodi, et noh, et silmad kinni ja siis loodad, et sa jõuad siit nagu jõuda tahad nii-öelda. jah, selles mõttes eks ta on siuke ikkagi suur väljakutse ja noh, enam päris palju siis kohti ei saa sellepärast teha ka, et kui seal on keertrepp, siis noh, seal on ikkagi see piir, et nagu selle suure elektritooliga ma ei hakka keertrepist minema ja no vist mitte jah, seda siiamaani ma olen ikkagi nagu jäänud endale kindlaks, et ma ei taha selle väikse manuaaltooliga ka minna, kui ma nagu nii abitu olen seal, et see nagu näeb liiga halb välja. Kui ma ei saa ise sealt lavalt ära sõita ja lavale sõita, et see tee, vaata, kui sa ikkagi lavale sõidad, see on see, kus sa nagu pead ise enda sellesse karakterisse saama, et sa saaksid nagu muutuda selleks absurdseks naljakaks asjaks. See ongi nagu see, et see on uskumatu vahe, milline tavatooli ja elektrostooli vahe. Et mu sõbrad ütlevad ka, et kui ma lendan, siis ma kasutan tavatooli. Ja siis sõbrad ütlevad ka, et sa taandad need täiesti reisipakiks ära. Aga nii kui elektrostooli saad, sa oled nagu isiksus. Sa kohe suhtled vabalt, otsid kontakte ja nii edasi, aga tavatoolist täis toatulga. Ongi järjest toatulga saata. no võib-olla tavavõrdlus on öelda, et kas sa sõidad uhke autoga või sa käid jala? No see päris ei ole see noh, jah. See on ikka mentaalne vahe on ikka teistsugune, et sa ühed on nagu ühel kombel on see isiklus, teisel kombel sa oled lihtsalt mingi asi. Võib-olla ma ise tunnen ka seda, et ma just lendasin, siis oli see, et noh, viiakse ratastooliga lennuki ukse juurde, et kui sa pead ratastooli soomas, see on mulle võõras ka see tavaratastool, et ma olen nagu ikkagi sellega harjunud, et sellega on mugav ja sa oled igal pool, aga no see on praegu ka adekvaatne võrdlus, et kui see lennujaama ratastool oli nii kohmakas. Ma ei saa isegi tapuda. Hakka nüüd ole nüüd enesekindel ja sama sarnane asi, ma ütleks, et mul on tegelikult suvel, kui ma saan käia nagu ise nendel open mic'idel nagu selle tooliga, et ma ei pea, ma ei ole taksos sõltu, nagu see on nagu sarnane asi minu arust. Et kas ma olen selle manuaaltooliga, keegi peab mind lükkama, keegi teise ajaga või siis noh, jällegi elektriratastooliga saan minna omal ajal sinna, millal ma tahan, varem ma saan seal olla nii kaua, kui ma tahan ja nagu aga noh, jah, selles mõttes ja ma kogesin ka seda, kunagi sai käidud vaatamas seda etendust, kes kardab pimedat, siis enamus kõik lendasid taksoga minema sealt. Me olime valeviga seal, ühistranspordiga tahtsin tagasi liikuda. Siis peale seda oli niisugune korralik pankett ja värki ja saigi rahulikult jääda ja kui pankett oli läbi, liikusid rahulikult koju ja olge olemas. Aga kas te ise muidu olete käinud stand-upi vaatamus ka kunagi? Ma ei tea, Jüri on, mina ei ole päris elus käinud. Mul on isegi rõõm olnud Harimatit kuulamus käia. Ma Harimat ongi praegu Eestis paar päev nüüd, et selles mõttes on ka siuke ebareaalne, et mingi superstar tuleb Ameerikast või samasse Kopli Urtsikusse lavale, kus paljus käisin no täpselt. Kuskile 10 inimese ette esinema. Ja no teine on muidugi open mic'id, kus on võid igasugust nagu seal on ikka nagu see on nagu huvitav tegelikult nagu kuulata, et igasugust kriisi näeb nagu kuidas inimesed endale ette kujutavad igast asju, et kui nagu naljakad on, et tulevad mingisuguse üli enesekiiluse peale, vaata mingi tüüp käis, noh, ainus naerus ta sai, oli see, kui kogemata rõhitses.
ja siis nagu pärast keegi ei naernudki. No ma olen alati öelnud, et vaimukas olemine ja nalja konstrueerimine ja rääkimine on 2 täiesti eri asja. Ma võin olla vaimukas saatejuhina, aga nalja mina konstrueerida ja rääkida ei oska ja ma ei proovi ka. Sest et nali on nagu ikkagi väga strukturaalne ja sa saad ikkagi nagu teadlikult ja teaduslikult läheneda naljale. Sest et naljad tekivad, naer tekib nagu kindlate asjade tulemusel. Et kõige lihtsam on kedagi naerma saada, lihtsalt sa pead teda üllatama millegiga, on ju. Mis on hea nalja retsept siis? No põhimõtteliselt ongi, ma peaks ütlema sulle mingisuguse asja, naljal on nagu kindel struktuur, mingisugune setup, mis on täiesti tavaline asi. Ja siis ma peaksin sulle ütlema mingisuguse punchline'i, mida sa ei oodanud. Mis on nagu, ma ei näinud, et see sinna läheb. Ja siis sa naerad. Ootamatu. See ongi põhimõtteliselt täiesti tavaline naljaretsept. Et kui sa seda retsepti järgid, sa võid nii palju nalju teha, kui tahad. No siis küll. Aga kui sa ütleme konstrueerid stand-upi nalja, kas sa suudaksid sellest näiteks hiljem konstrueerida anekdoodi? Anekdoot, mis on põhimõtteliselt täpselt sama ja sul on ju mingisugune lugu. Sa räägid siin see setup. Ja siis viimane asi, kui sa ütled, siis on see punchline, et anekdoodis sa ootad, mis siis see lõpp on. Siis põhimõtteliselt sa ütled siis lõpus mingisuguse asja, sellepärast on see anekdoot nii naljakas, on ju. Jah, no näed, siis jääme huviga ootama, äkki tuleb kunagi sinu anekdootide kogumid ka välja. Kindlalt mitte, see ei ole küll asi, mida ma tegelema hakkan anekdooti ütlema, sest et üks asi, mis ongi nagu stand-upi puhul oluline on see ka, et inimesed tulevad sind vaatama, mitte seda sinu anekdooti, eks ju. Et ikkagi see isiksus loeb. Jah, et see, kui ma kirjutan mingisugune anekdoodi, mida kõik teised saavad ka samamoodi rääkida, mis see minu roll siis seal on nagu, kuidas mina siis eriline olen. Et see, kuidas sa räägid, on ikkagi sama suur osa sellest, mida sa räägid, kui isegi mitte suurem. No see tundub väga loogiline. Aga kuidas sul tuleviku seisukohalt on, et mis tulevik toob ja kus sind järgmiseks esinemus näha saab? Ma ütlen, et mitmes meil täna 14. Täna ma olen open mic'is nüüd Mekus. Ma ei tea, vaatame palju saan teha, äkki mingi 5 minutit saan ikka teha. Homme on üks open mic. Järgmine nädal teen Aleksander Eerile sooja. Aleksander Eerile open mic, hea koomik. Väga naljakas. Et saan teha seal, ma arvan, mingi 15 minutit 120 inimesele uus laines. Pärast on olema. Kuidas see uus laines sisse saad? Siis ma just käisin seal laupäeval. Võtan oma kalted kaasa ja siis saad. Okei, tundub loogiline, siis seal sees oli nagu mugav, aga väljast sisse saab. Seal on nagu nii väist asjad, aga nagu jah, ma olen neid harjunud neid oma kante ja siit kaasa vedama ja ma ei tea, tulevikus tore. Tahaks teha Aleksalat kunagi. Aleksalat kultuurikeskust. Mis see on Aleksalat kontsertimaja? Kontsertimaja, jah. Kunagine Nokia vist oli. Nordia vist. Nordia vist, et mul läheb. Olete oodatud tulema, Jonari heade tegevuslik show. No aga miks ei? Et loodame, et see nii läheb, aga kus sa siis tunned, et võiks nagu selle ligipääsetavuse haamriga minna konistama sinu jaoks? Mul lihtsalt on nagu kuidagi, ma ei tea, kas hämmingus, aga kuidagi nagu vahest on arusaamatu see, et kui raske siis enamustel nendest kohtadest, lihtsalt mitte isegi nagu minu pärast, aga nagu uus laine ja suksed kohad, mitte kellegi nüüd asju ette heita, aga kui raske oleks sul nagu mingisugune ligipääsetavus sinna tekitada, et ma ei tea, jah. Kuidagi nagu jääb vahest mulje, et ligipääsetavus on nagu kellegi teine sulle, et vaata, sinu pärast tegin, võta nüüd siit, ole nüüd rahul. Et see võiks ikkagi olla
tänapäeval iseenesest mõistetav asi, et asjad on ligipääsetavad, mitte et see on kellegi teine. Nojah, see oleks nagu mõistlik. See on tõesti rõve tunne, kui sa tunned, et... Noh, see jällegi, see asjad ei tööta nii, kui sa hakkad kellegi neid nõudma. Et ma ütleks, kõik kohad võiksid olla ligipääsetavad, aga noh, ma ei saa kellegi seda nõuda, et seda teevad. No nõudjaid on olemas, nii et ma arvan, et see on võib-olla meil üks tulevane koostöökoht. Et sina ei pea lööki endale võtma. Jah, sina ei pea lööki endale võtma. Ma lihtsalt olen ise mõelnud seda, et las ma saan nagu piisavalt heaks koomikuks, et see tundub nagu asi, mida teised tahaks teha, et ma siin esinema tuleks, on ju. No see on ka hea mõte, et suhtumine on sul paigas, aga see ei tähenda, et ühiskond ei võiks olla nii ligipääsetav, nagu ta lubab siin 10 aasta pärast olla. Jah, lihtsalt ongi me, noh, sellele peaks ikkagi mõtlema siukse lihtsama lahendused see, et nagu mingisuguseid kaldteesid nagu ehitama igal pool hakata. Noh, kas on vaja, pigem ju võiks olla lihtsalt mingisugused samad, et invarust ostetud kaldteed või lihtsalt koha peal olemas. Palju see maksab mingisugune 100 eurot sulle ettevõtte kaardi vastad, et need santidele ostsin. Ja on olemas. On ju. No, saaks ainult lahendatud need, et kus on mingi üks aste või mingi ebatasasus, et seda saab ju... No kõiki kohti me nagu nii saagi... Ehituslikult nagu korda teha, aga... No ja, aga kõiki kohti me ju nagu nii saagi kunagi ligipääsetavaks teha. No seda küll, jah. Seda jah, töötame selle nimel, aga... Aga vähemalt, et need, mis nagu miinimumi teha saab, et kui see nõua selles nagu... Mõttes, no, kuskil Telliskivis ja Baltjaamas on ju kõik need popid kohad, kus toimuvad popid asjad, on ju. Et võiksid olla ligipääsetavad, ma oleks väga meelitatud. See oleks tore küll, jah. Nüüd, et selleks, et tulevik oleks naljakam, peavad lahendused olema paremad. No, ma ütlen, et ligipääsetavuse pärast, et mul küll tegemata ei jää, et kui ma mingisugused lahendused välja mõtlen, tore oleks, kui need tehakse kõigile ligipääsetavaks, aga jah, selles mõttes, et ärge nüüd ainult minu pärast tehke nagu ikkagi kõikide. See on tegelikult ligipääsetus ongi kõigile. Et sina saaks esineda ja meie saaksid kuulava. Jah, see oleks hea eesmärk, ma arvan küll. Et see oleks nagu päris siuke, jah. Aga kuidas on olnud see valmis näiteks, kui mõni noor tuleb sinu juurde, et õpeta meil nalja tegema? Oled nõus oma tarkust jagama? Nii palju, kui ma ise teiste koomikute käest olen kuulnud ja olen õppinud, siis on ikkagi see, et see, kui keegi teine annab sulle nõu, kuidas naljakas olla. Ei toimi. Ma ei saa öelda, et kas see toimib või ei toimi, aga seal on nagu ikkagi suur risk see, et ma rikun sinu selle maitsemeele lihtsalt täiesti ära. Okay. Et see, miks sina ise oled naljakas, on noh, nüüd ma ajasin su lihtsalt veel rohkem segadusse, et sa enam ei teagi, mis asi see nali siis on, mis sinu arvates on naljakas. Et see on ikkagi asi, mida sa võid ise leidma ülesse. Sa võid kõige küll vaadata koomikuid, vaadata, miks nad on naljakaks, miks nad sulle meeldivad, on ju, kuidas täpselt siis nende naljad töötavad, aga ikkagi see, mis sinu enda arvates naljakas on see, sul tuleb ikkagi ise üles leida. Et tuleb ise foriseks teha ja proovida. Ja, proovida, sest noh, 80% naljadest kunagi ei tööta nagu lihtsalt. Aga nagu see on see mõttevis, mis sul peab siis tekkima, on see, et nagu tead, aga need 20%, mis töötavad. Et need lõikavad hästi. Küll need on head. Küll need on head. Mitte jah. No. Et võib esimene asi, mis õppima pead, ongi see, noh, nii-öelda ebaõnnestumisega toime tulek. Jah.
et tundub, et sellest koomikuametist õpid ikka väga palju ka Sandina, kui sul on juba teatud elukool olnud. Kindlasti. Aga no me loodame kindlasti, et neid inimesi tuleb juurde. Oleks ju vist tore, kui mõni puudega naisterahvas võiks näiteks ka koomikuameti radadele pöörduda. Jah, kui ta ise soovib ja kui ta ise soovib, kindlasti. Jah, tal on selles mõttes, mida erilisem sa oled või mida omapärasem sa oled, seda lihtsam sul on nalja teha, seda lihtsam on silma paista. Aga jah, jällegi me ei saa nõuda, et meil oleks kõik need sotsiaalgrupid täidetud, et vaata, meil võiks olla nagu igas grupis sinna inimene, kes teeb nalju, on ju. Aga lihtsalt peab olema nagu sul endale peab ka soov olema seda teha ja siis tuleb välja, aga ma saan aru, et koomikud on selles suhtes avatud seltskond, et avatud südame ja mõtlemisega, et võtavad vastu küll. Jah, ilmselt nii mõelda küll, no eks see on suke keeruline asi ka vaata, no seal käib ikkagi igasuguseid inimesi ja sa ei pea kõikide inimestega maailmas ka sõber olema, et noh, sa võid öelda, et tere tulemast, on ju, ja siis vaatame, sest et noh, kahjuks on see, et kui sa oled ikkagi populaarne ja naljakas inimene, siis noh, enamus inimesed tulevadki sinna koomikuks, et nad tahavad su sõbrad olla või lihtsalt suga rääkida ja tuttavad olla. Et nagu ärme nüüd aja segamini seda, et noh, kas sa tuled sinna sõber olema või sinna koomiku olema, on ju? Et tekib siuke raudide ja gruppide siis ka, ma saan aru. Mis mõttes? Noh, samasugune fenomen nagu, et raudid ja grupid, sa ju tead, mis need on? Ei tea. Noh, rockstaaridel on siuke kaaskond, et sõbralikud mehed ja sõbralikud naised, kes mehed tahavad sõbralikud olla, naised tahavad võib-olla midagi muud. Selles mõttes lihtsalt, et sest vaata see stand-uperite see ringkond on hästi on ju, ta ei ole just väga suur. Jah, lihtsalt ongi see, et ja seal on nagu siuke hästi palju seda nii-öelda kõla tunneb ka, et üksteist nagu üritatakse natuke edasi aidata. Aga ikkagi, et see ikkagi peaks tekkima ja tekib need inimesed, kes nagu päris stand-up'i teha. Päris nagu panustavad sellesse teemasse, mitte see, et sa tuled sinna lihtsalt hängima ja noh, ma tulen ka vahest laval olen, aga no ma näen ju, et sa nagu ei pinguta ja sa ei võtta üldse tõsiselt, sa lihtsalt nagu sul on täiesti suva seal laval olema. Et sulle lihtsalt meeldib see seltskonnas olla ja proovida seal olla. Aga sa pead ikkagi nagu tegema tööd ja make a walk nii-öelda, et sa pead ikkagi pingutama. Et sul seltskonnas ka püsida ja omada autoriteeti. Jah, me läheks, et meil oleks nagu ühised huvid. Mõtlen, siuke määrav asi. Ma saan aru, et kui sulle $1 000 000 andes, mis sa sellega teeksid? See on hea küsimus, ma ostaks endale mingisugust transpordi, et ma saaks rohkem meie showdel. Ilma taksota, on ju. Mul oleks mingisugune suurem üle Eesti ütleme niimoodi siis transpordiline ligipääsetavus, eks ju. Aga ma ei teagi. Annetaks see nagu saha ära. Kui sa teed juba nagu seda, mis sulle meeldib, siis ega siis see raha nagu seda on nii palju parem. $1 000 000 vaata ei ole nii suur summa, et see täielikult su elu muudab. Tänapäeval vist enam mitte, jah. Et ajad on muutunud. Aga noh, selles mõttes ikkagi väga raske nendele meelde tuletada. Et kui sa tuled kuskil show'd, steisid, need on paarisajale inimestele, sul oleks üli hästi, siis nagu lihtsalt korraks nautida, et no, tegelikult see ongi see asi, mis ma tahtsin kohe alguses teha. Et ma ei peas koju sõites mõtlema sellele, et okei, mis see järgmine asi nüüd on, on ju. Ja nagu väga tihti ikkagi juhtub see, et sa unustad selle ära. Et noh, see ongi see asi, mis ma tahtsin ju teha, et nagu võiks siis korraks tunda nagu rõõmu sellest, selle pärast. See on ja paljudel nagu
endal ka nagu häda, et sa lähed nagu mingi eesmärgi onju. Sa teed selle ära. Siis ei ole seda naudingu tunnet või selline tühi tunne. See on nagu nii inimlik asi, mida teha, vaata kogu aeg edasi mõelda, kogu aeg järgmisel asjale mõelda. Aga jah, lihtsalt... Et kuidas see nii-öelda just seda hetke nagu nautida, et ma tegin selle ära, see oli tegelikult nagu minu jaoks nagu suur unistus. Aga seal ei olegi muud, sa lihtsalt nagu peadki mõtlema, see ei ongi see asi, mis ma tahtsin teha. Lihtsalt proovidki lihtsalt olla hetkes. Lihtsalt proovida, olla. Isegi sa ei peagi nagu midagi, see vaata, kui sa juba mõtled, et ma pean midagi selleks tegema, et ma siis seda nüüd rohkem nautida saaks selles hetkes, see juba viib su rikub ära, sest sa juba mõtled muudest asjadest. Sest aju töötab nagu väga naljakalt, et isegi kui sa mõtled, et vaata, ma ei mõtle midagi, mediteerid, siis aju suudab sul nagu kuidagi sealt vaikselt vahe liigida, vaata või tubli sa oled, siis mõtlegi, kuigi see on ka mõte. On jah. Kuule, ennem kui me lõpusadamusse sõuame, räägi meile mõni nali. See... Koomikud suhe. Jah. Ma tegelikult nagu selles osas küll ette ei valmistunud ennast. Ma arvan, et see ratastoolis stand-upi tegemine ongi juba nii nali. Nagu... Ette nagu sellest parema arusaama taksite, peate nagu showdele tulema. Ja nagu kui kellelgi on ennem ligipääsetuse kohta küsimusi, siis kindlasti võite küsida. Tasub alati. Instagramist leiatame ülesse, seal ma nagu panen ülesse, mis asju ma teen. Kas see siis leiab neid ka, kus sind näha saab? Jah, täpselt niimoodi. Et ootame põnevusega, et täna õhtulist ei jõua, aga mõni teine kord prooviks jõuda küll. Jah, kindlasti üks võib-olla soovitus on, et nii-öelda vist 8. mai, kas sa mentoris oled? Jaa, olen küll, jah. Et seal mentoris on ka open mic ja see peaks just ligipääsetav olema. Jah, see on ligipääsetav selles mõttes. Ütleme niimoodi, et mingil määral mingisugused uksepakud ja asjad seal on. Aga nagu jällegi need on nii väiksed asjad, et inimesed on piisavalt abivalmid, et nendest probleemidest üle saab. Et siis üks soovitus, kuhu sind näha tulla saab. Aga tore oli, et sa raatisid meiega siia täna tulla, vaatamata väikestele viperustele. Et kuulda saab siin nüüd küll. Ma usun, et lasa järgmisel nädalal võib-olla isegi suurel reedel ei tea lubada, kuidas? Hetkel, jah, neid plaane veel ei ole, aga eks neid tekib, jah. Ma arvan, selles mõttes, et kõige lihtsam on ikkagi Instagramist vaadata, mis ma sinna panen ja siis saate tulla. Siis saame targemaks, aga loodame, et sa jõuad veel huvitavatesse podcastidesse ja saad vestelda põnevate inimestega ja järgmisse podcasti võttes mõni nali ka kaasa lisaks sellele, et ma mõtlen selle välja. Mõtle jah, et stand-up ratastoolis on tõesti. Et mida saab ette söötama. Jah. Ja, et on lootust. Võtta ka selline meie aprillikuu saade sai, Jüri, kuidas tundub? Saime palju teada? No saime naljaretsepti ja saime ka teada, mis tuleks teha, et saaks naljale ligi ja saaks ise nalja teha. Jah, et katsume selle teadmise endaga kaasa võtta, loodetavasti võtate teie ka meie head kuulajad ja mine tea, äkki Janar, ükskord teemegi sukse podcasti osa, kus sa räägidki meile nalja 20 minutit. No, jah, vaatame. Sest praegu väga YouTube'ist ju kuskilt siin seda ei tea praegu. Jah, selles mõttes läheb laigam, tegelen sellega. No, sa võid vaikselt mingeid materjale võiks olla tore juhtavast kuulla kellelgi ja näha. Et suke 5 minutit parem, et palu võiks ikka korda. Tuleb kunagi hästi.
aga jääme ootama ja soovime sulle kuldset keelt ja palju neid roodisid ja eriti neid grupisid, kes siis tahavad sinu seltskonnas viibida. Ja on natuke keskmisest ilusamad naisterahvad ka, eriti need grupid. Tavaline keskmine ealine mees, aga okei. Aga selline meie seekordne aprillikuu saade sai, et loodame, et järgmine kuu toob veel põnevaid inimesi ja põnevaid teemasid. Võib-olla toob see kuu ka, ega ei oska veel öelda. Vaatame, kuhu poole me jõuame. Külaliste list on pikk ja teie järgi unustage elu humoorikalt võtta, sest et nalja peab saama, kui ise nalja ei tee, siis ei tee keegi. Oled nõus, Janar? Jah, nii on. Iseenda naljad on ikkagi paremad naljad. Tuleb nii välja, selle teadmise võtame tõenäoliselt ka. Aga suur tänu ja kohtumiseni. Aitäh. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.